Ei ole isegi paari päeva möödas sellest, kui toimus selline huvitav üritus, mille nimeks oli kakaotseremoonia. See oli väga huvitav. Kujuta ette, et sa seisad kuskil koridoris. Sa lähed uksele lähemale. Sa lähed uksest sisse. Sa juba tunned neid aroome, mis seal on. Viirukilõhn, mis tungib sügavale aiu ja muudab sind koheselt, kui sa sealt uksest sisened. Täpselt nii see oligi. See oli midagi imelist. Me läksime siis sinna sisse. Igaüks valis endale koha. Ruumi keskel oli valmis pandud ilus altar ja mille ümber olid joogid. Igaüks sai valida ja kui ta valis, siis ta õnnistas seda joogi. Ja see juba lõi nii imelise õhkkonna, kuidas me vaatasime, mida iga inimene teeb. Mis on iga inimese südames, kuidas ta sinna läheb. Kaua ta seal on, mida ta lausub. Milline on ta hoiak. Ja nii me olime seal. Tseremoonia läbiviija oli Malaika. Väga huvitav naine. Väga võimas. Ta teadis, mida ta teeb. Ja ta juhtis meid absoluutselt meie sisemusse. Igaüks sai sealt midagi enda kohta teada. Midagi teiste kohta teada. Ja kui me jõime selle kakao ära, igaüks sai midagi jagada seal ringis, mis tast parasjagu tuli. Kes rääkis rohkem kui ühe lause, mõni ei öelnud midagi. See oli väga huvitav. Ja peale seda me hakkasime tantsima, ruum läks järjest soojemaks, see oli väga huvitav. Energia ülevooluvus. Ja tuju läks ka absoluutselt lihtsalt nii heaks. Iga inimene sai seal ennast välja elada. Me laulsime, karjusime, tegime igast hääli. See oli täielik enese vabastamine. Ja kui nii-öelda tavainimene oleks seda pealt näinud, siis ta arvatavasti oleks kuskile helistanud. Et see jah, ei lähe tava maailmapildiga väga kokku. Aga see ongi see, et inimesed on nii kinnised. Nad ei näe teistes iseennast. Nad ei näe isegi iseendas iseennast. Nad on iseendale võõrad. Sellepärast nad elavadki siukseid elusid. Selliseid elusid, nagu nad elavad. Ja see oli väga huvitav, me seisime ringis. Mehed olid vahepeal olid seespool, vahepeal olid väljaspool. Ja nii-öelda partneritele vaadati otsa, silma sisse ja alati sai midagi öelda, midagi jagada. Kui me vaatasime, meie mehed vaatasime naiste silmadesse, siis saime kõike välja öelda, mis me naistele, kõikidele naistele, oma õdedele, emadele, vanaemadele, mis iganes öelda me tahtsime, mis öeldud kunagi sai või mida me ei öelnud, mida me oleks tahtnud öelda. Seal oli kuulda palju naeru, palju nuttu. Inimesed kuidagi panevad ennast kokku seal. See ongi selliste ürituste, kuidas ma ütlen, võlu. Inimesed leiavad iseennast. Alguses võib-olla on ebamugav, aga lõpus on lihtsalt nii hea olla. See annab su elule nii palju juurde.
minule ta andis. Ma olen juba aastaid käinud igasugustel üritustel iseennast otsimas ja ma tunnen, et ma olen nagu kuskile jõudnud. Et ma nagu ei vaja rohkem selliseid kohti, kuhu minna, et midagi tõestada, aga samas mind sinna kutsuti ja ma läksin. Ma ei kahetse seda. Igal juhul mul oli väga huvitav kogemus. Just see, et sai ennast välja elada. Ja just see, kuidas nagu armastus minusse tuli. Või kuidas ma selle nii-öelda kraani avasin. Ja pärast, kui ma ära läksin, siis ma lihtsalt istusin bussis ja lihtsalt ma olin nagu konkreetselt pilves. Nii hea oli lihtsalt olla, et ma ei osanud muud moodi enam olla. Ja ega see ei lõppenud selle õhtuga, et see läks edasi ka järgmine päev, kus ma lihtsalt tundsin ennast nii hästi ja siiamaani ma tunnen ennast väga hästi. See oli täielikult puhastav ja toituv protsess. Kui sa oled inimestega ringis, kellega sul klapib nii-öelda. Te teete sama asja, tantsite, elate välja, näete, et selles pole midagi hullu. See on täiesti normaalne. Inimesed ei ela ennast välja, sellepärast nad tunnevadki ennast nii viletsalt ja otsivad lohutusi kuskilt televiisori ekraani pealt. Paljud inimesed ei taha ennast isegi peeglist vaadata, see on kahju, sellest kurb on lihtsalt. Aga jah, see on lühidalt see, mis ma kogesin, mis ma sain see. Mis ma sain, see on kindlasti, seda ei saa lihtsalt sõnadesse panna, sest see on minu kogemus ja seda peab lihtsalt tundma ise. Aga ma kindlasti soovitan käia üritustel ennast otsida ja tunnetada. Sellest pole midagi imelikku. Tulevikus niikuinii me leiame kõik iseennast ja üksteist. Ainult paremad ajad on ees.